Tere siis jälle kõigile. Ma kohe siia algusesse räägin 2 pakkumist, mis ma lisan alla linkidena. Et üks on 3 kuu lugemine, kuna meil hakkas just teine poolaasta, mis on kõige õigem aeg vaadatagi, mida sa veel selle aasta jooksul peaksid tegema või millele fokusseerima. Ja teine on 1 küsimuse lugemine, et see on siis hea variant, kui on midagi kiiret või kui sa ei taha, et mitut teemat vaadatakse, vaid siis paneme fookuse nagu ühele asjale. Ja seda ühte küsimust ma ei hoia kaua lahti, kuna tavaliselt see on siuke eelistatum lugemine ja ma lihtsalt ei jõua neid kõiki teha. Et sa saad need üle vaadata. Ja muidugi meili peale saab mulle alati kirjutada oma enda isikliku sooviga, et olen selles mõttes ka olemas. Aga alustame tänast lugemist ja vali jällegist 2 grupi vahel, et mulle selline žongleerimine väga ei meeldi, sellepärast ongi ainult 2 gruppi. Ja eks need vastused on päris universaalsed ka päeva lõpuks. Aga grupp number 1. Mis järgneva 7 päeva jooksul võib ette tulla. Ja mulle meeldib see ütlus, et 7. päeval lõi Jumal maailma. Et siin võib olla see suhe ka Jumala, kõiksuse, universumi, millegi kõrgemaga, kõrgema sinaga. Et mõtle ka mõne küsimuse või situatsiooni peale. Nii, siin on karikate kuningas, siis on üks rüütel ja mingisugune selgus. Ahaa. Ma arvan, et siin on kuidagi seotud see raha ja emotsionaalsus. Ehk siis sul on raske olnud leida tasakaalu materiaalse ja spirituaalse maailma vahel. Nüüd keegi on su elus, kes tegelikult on toetav ja sinust võib olla emotsionaalselt nagu mingis aspektis küpsem. Et me ei saa kõik olla kõiges head. Ja sa võid siis mõelda, kes see olla võiks. Ma ei olegi kindel, kas ta on nagu mehelik või naiselik, sellepärast et see räägib pigem sisemaailmast, kuigi see on kuninga kaart. Ja samas öeldakse ka seda, et sinu nagu intuitiivsus loob sulle palju paremad võimalused või ka selle vundamendi. Mida sa siis samm-sammu haaval üles ehitad. Ja kui siin asi puudutab suhteid, siis jällegi see emotsionaalne küpsus nagu tuuakse välja ja kellegi puhul on vaja rohkem stoilisust. Ja anda rohkem aega, et selgusele jõuda.
et kui siin on kellegist nagu suhtluse puudus, siis sa peadki aru saama, et see teine osapool otsustab nagu erinevate faktorite põhjal kui sina. Ja samas, kui tegu on pikaajalise suhtega ja siis ma näen seda, et te olete leidmas nagu seda kohta või mingit situatsiooni või aastat, kus te nagu jäite ühe koha peale käima. Aga see visioon või see fookus või lausa siis mingi läbimurre, see kahtlemata toimub siin 7 päeva jooksul. Ja kui mitte läbimurre, siis vähemalt mõte või idee. Et kuidas ikkagi seda pühendumist kas taastada või tugevdada, no midagi sellist. Ja siin on selline mõtlemine, et tagajärgi ei ole. Või et ma tegelen nende tagajärgedega hiljem, mis ju tegelikult, millega on hiljem ju palju raskem tegeleda. Et see ongi see kiirustamise tulemus. Ja me tegelikult ise ei pruugigi aru saada, et me otsime võimalusi, kuidas nagu, ütleme niimoodi, et skeemida ja nagu varjata seda, mis tuleb välja selles vahepealsuses, selles vaikuses. Ja siis me nagu täidame neid lünki, on ju. Et see on nagu müügis, et sa pead jõudma teise inimese pähe. Et ta ei saaks teha omavoliliselt otsuseid. Ja siin on ka võib-olla hea koht, et kahtlemata need inimesed, kes nagu ostavad, eks ole, siis tavaliselt nad mõtlevad sellisel viisil, mis on nad ka selle ostuni viinud. Et sellepärast ma väga austan seda valdkonda, kuna see on puhtalt psühholoogiline ja sa õpid nii palju selle kohta, millised on su enda nagu piiravad mõtted. Ja kui sa oled nagu kaldud spirituaalsuse poole, siis sul ongi vaja rohkem strateegiaid, rohkem sellist nagu süsteemset lähenemist. Et siit võib oodata mingit ülestunnistust ja siin on selline läbiv iseloomujoon, on see imposter. Et mina ei ole millekski piisavalt hea, mis tuleb siis ära muuta selleks, et aga ma saan sellest saada paremaks, nagu milleks iganes see asi on. Ja täpselt, et oskuste nagu arendamine, kõrged standardid, ekspertiis. Ja oma talentide esile toomine. Et siin minevikus võib olla ette jäänudki
seda, et on niisugust hoolimatust, samas ka mingi teise inimese hindamist ja sa tegid selle hindamise ainult nende esialgsete muljete ja tunnete pealt. Et sageli ongi see, et miks me näiteks suhtleme kellegagi ja see suhtlus ei liigu edasi, on see, et me teemegi selle hinnangu oma hirmude pealt juba ennem nagu etteruttavalt ära, et me ei saaks sügavamale jõuda, sest me ise tegelikult kardame sinna sügavamale minna, et me ei ole võimelised hoidma ja kasvatama midagi enda sees. Ja mingi tagasihoidmine on siin ka olnud, et öeldakse niimoodi, et võimalus kohtab ettevalmistust. Ja vaata ka seda, kus sa võib-olla sarkastilisest ja sarkasmist nagu liiga kinni hoiad. Et sa võib-olla ei saagi aru, et see mõistus tahab sind saboteerida. Ja muidugi vaata seda, kus on rohkem juttu, aga vähe tegevust. Et okei. Nii, aga võtame teile ühe märksõna, mida sa saad järgneva 7 päeva jooksul siis enda jaoks võtta arvesse või panna kuskile kirja. See on tänulikkus. No ma ütlengi teile, et iga väike asi, siin on midagi seotud mehelikuga, et kelleks iganes ta on või ta on olnud, jah, siis sa pead leidma selle tänulikkuse, isegi kui see oli selline õpetlik olukord. Ja kui see on praegune situatsioon, siis iga väike tegevus, sõnum, milleks iganes see on, ühenduse võtmine, sina naiselikuna pead õppima tänama ja andma märku sellest, mis on sulle oluline. Sest mehed armastavad läbi tegevuse ja naised armastavad läbi sõnade. Ehk siis sinu valdkond ongi suhtlus, naiseliku kommunikatsioon. Et siit 222 on teile ka mingi kinnitus. Nii, aga liigume edasi. Ja grupp number 2. Järgnevad 7 päeva. Teile grupp number 2 on 5. Ja midagi tiigrite, panterite, puumadega.
ma arvan, et siin on midagi selliste nagu pimedate kohtade, ööde ja mõtetega. Osadel on siin kohtumist nagu minevikuga, mis võib tuua üles vanu haavu või siis neid inimesi, kellega sa kord olid nagu väga seotud, eks ole. See Merkuur on ka vist kraadis praegu. Ma väga sellele nagu tähelepanu ei pööra, aga praegu tuli meelde. Ja siis sa siin proovid leida sellist kuldset keskteed, et kust et kuhu kellele anda oma fookust ja samas on siin see, et see minevik nagu selles mõttes toetab sind tasakaalu leidmisel või mingisuguse enda sees nagu eelkõige. Ja no elu ongi tegelikult lõputu tasakaalustamine, sest loodus tühja kohta ei salli ja me kogu aeg peame nagu tegelema millegiga, mis on parasjagu üleval. Ja see rahu saabki leiduda vaid meis eneses, üldjuhul mitte kusagil kelleski teises. Ja samas siin osadele on siis hinge sugulasega kohtumine ka, aga seda ma näen pigem järgneva 6 kuu jooksul, nagu poole aasta jooksul. Sellepärast, et jaanuar on siin nagu tähistatud ja selline tugev nagu hingeside, mis aktiveerib mingisugused just täpselt nagu mineviku haavad, aga mitte selle jaoks, et sulle haiget teha, vaid selle jaoks, et sa saaksid need vastu võtta, et sa saaksid neid õppida armastama. Mina arvan, et andestusel on väga suur jõud. Nii järgnevad 7 päeva. See on vist Dostojevski mingi ütlemine, et mida pimedam öö, seda sügavam lein, aga seda säravamad tähed. Ja siis ma seda 4. lauset ei mäleta. Ja et siin on väga sügav tervenemine käsil. Ja ma näen, et kuidas sa annad teistele või oled andnud. Et ma arvan, et sa oled sellega siis piiri tõmbanud mingi moment. Ja osadel teist on selline tervendav olemus, et kui sinu lähedal olla, siis on tunda nagu familiaarsust ja samas mõistmist. Aga nüüd, kui palju sa seda mõistmist annad iseendale, jah?
ja et ma näen siin sellist terapeuti, psühholoogi, osad võivad siin olla mingid coach'id. aga ma näen, et sinu enda nagu tundemaailm on selle tõttu sulgunud, millest sa võib-olla ei olegi aru saanud. ja kui siin on mingi pahe, siis see mõõdukus. Et sa võib-olla oled mingist sõltuvusest vabanemas. ja siis võib seda ka olla. aga nüüd konkreetselt mõeldes siis järgneva 7 päeva jooksul sa hakkad nägema seda, mis su elus on olnud pikalt nagu puuduses, nagu puudusteadvuses või kust tuleb sinu selline leinameelsus. jah. ja siis võib väga naljakal kombel tulla ka mingi vastupidine olek, et sa otsustad, et ja see Tony Robbins on öelnud, et see päev, kui sina otsustad olla õnnelik, on kõige olulisem päev sinu elus. ja ma toon siia lõppu teile ühe nagu mõtte nartsissismist ja ka sellest, mis on see gaslighting või nagu selline mõtte manipulatsioon, eks ole. Et igas inimeses on tervislik kübeke nartsissismi, sellepärast sa ei taha olla inimesega ja usu mind, sa ei taha olla ka see inimene, kes ei mõtle üldse iseenda peale. Kes ei oska endast otsuseid teha, kes ei oska endast hoolitseda, kes toetub kõiges ainult teistele. Ja see teine, mis on nartsissismi nagu, siis me võime rääkida juba diagnoosidest. See on see, et see inimene mõtleb ennast nagu, et ta on päike, eks ole, ja kogu maailm peab tiirlema tema ümber. Et tal on jäänud sellest tähelepanust või vajalikkusest või üldse tema nagu eksistentsist on jäänud nagu puudu. Et see on see tähtis nagu tunne, on ju. jah. jaa, no vot selline sõnum teile. ja annan sulle ka märksõna, mida järgneva 7 päeva jooksul võtta arvesse, panna kirja. Sügav teadmine. Mis on see sügav teadmine? Et kus sa võib-olla liigud rohkem instinktide järgi, aga sa võiksid hoopis intuitsiooni ja oma teadmiste najal rohkem nagu toimetada.
ja osadel on siis see, et kuidas ma saaksin aktiveerida endas need sügavamad teadmised. Nagu ma rääkisin just nartsissismist ja egost, et kõik me ei saa võtta kõike nii nagu tõe pähe või jah, esmamulje pilgul, sest see teeb meie elu väga raskeks. Mitte see nüüd ei tähenda seda, et kui ma tean sügavalt, siis see elu ei oleks seda, aga ta on selgem. Jaa. Tuleb siuke tunne, et ma peaks ühe kaardi veel võtma. Kokkuviimine, kokkusaamine. Sa viid kokku järgneva 7 päeva jooksul siis oma teadmised ja millegi minevikust ja tulevikust. Ja sellega ma täna lõpetan.